tulemast Unimaki töökotta. Minu nimi on Tom Škrzenski ja seekord teritame Blackout-sarja raames peitleid ja höövlitari. Nagu selle rubriigi nimi viitab, saame taas hakkama ilma elektrita. Nimetatud tööriistu saab kiiresti, lihtsalt ja väga kvaliteetselt teritada lihtsa abivahendi ja lihtpaberite abil. See abivahend aitab hoida nurka ja tänu sellele saavutab täiusliku teritustulemuse, ka täielik algaja, kui on natuke hoolikust. Tööriist asetatakse alumiiniumliistu alla, mis on kaetud kaasas oleva libisemisvastase ribaga. Kinnitamine toimub 2 mutriga. Ristust kontrollige joonte abil või vajadusel nurga abil. Tööriist jääb teritamise kõigi sammude ajal abivahendisse kinnitatuks, nii et teil on alati sama kaldenurk abrasiivi suhtes. Pärast tööriista väljatõmbamist muutub lihvimisnurk, seega on kõige tavalisemate nurkade jaoks hea valmistada tõtteid. Millise nurga all lihvida on juba hoopis teine lugu, kuid üldiselt on nii, et peitlite tehase algne liht on tavaliselt 25 kraadi ja meie lihvime ainult niinimetatud baasetki. Höövlite puhul on see teisiti. Igal höövlil on tera paigutatud erineva nurga all, mis koos lõikeservaga annab lõpliku lõikenurga. Järgige seetõttu höövlite tootja juhiseid. Erinevaid nurki kasutatakse hööveldamisel pikki või vastu puusiu suunda, samuti risti. Kui teritate täiesti uut lõikeserva, olgu see siis suure kahjustuse tõttu või nurga muutmise tõttu, kasutage tõhusaks tööks jämedamalt abrasiivi. Mulle on hästi toiminud tavaline terituskivi, millel on ühel küljel teralisus 120 ja teisel küljel 240. Loomulikult võite jätkata lihvimist peenematel terituskividel, kuid sobivate kivide hankimine on üsna keeruline. Need kvaliteetsed on väga kallid ja nende eest tuleb hästi hoolitseda, mis võtab palju aega. Samal ajal teevad juhuslikul teritamisel sarnase töö ära veekindlad liivapaberid, mis asetatakse tasasele ja siledale pinnale, näiteks klaasitahvile. Kvaliteetse liivapaberi leht maksab veidi üle 10 krooni. Lisaks ei pea te, nagu kivide puhul, pidevalt tasapinda säilitama niinimetatud tasandamisega. Isegi liivapaberi abil klaasil saate oma terituskive tasandada. Unimaki valikust valisin ma maailmakuulsa kaubamärgi Smirtek paberi, täpsemalt lateksist veekindlad paberilehed, mis on mõeldud märghööveldamiseks. Ränikarbidi, teraga. Liivapaberid, nagu ka terituskivid, leotatakse vees või petrooleumi ja mineraalõli segus. Mida valida, sõltub kas abrasiivi tootja soovitustest või isiklikest eelistustest. 500 teralisusega liivapaberileht asetage täiusliku pinnaga paksemale klaasitahvile. Selle võib kinnitada teibiga või mõne klambriga. Esmalt on vaja tööriista esikülg lihvida, sellise kvaliteediga, nagu hakkame lihvima, selga. Vastasel juhul näitab terajämeda lihvimärke, isegi kui selg on lihvitud kõrge läikega. Esikülge teritatakse alati tasapinnaliselt. Ärge kunagi kallutage tööriista. Kui esikülg on lihvitud, jätkame selja, täpsemalt faasi lihvimisega. Kinnitage tööriist hoidikusse, asetage see liivapaberile ja liigutage seda ettevaatlikult edasi-tagasi. Ärge suruge liiga tugevalt, et liivapaberit mitte rebida. Kogu protsessi korrake liivapaberiga, mille terasuurus on 1000 ja seejärel 2000. Pärast selja lihvimist pöörake tööriist koos hoidikuga ümber ja eemaldage esiküljed puru. Praegusel hetkel saab tööriistaga juba üsna mugavalt töötada. Kes aga soovib veelgi täiuslikumat tera, võib jätkata teritamist kõrgema terasuurusega paberitel. Mida siledam on tera, seda aeglasemalt see mürineb, sest sellel on vähem mikropuru. Paksem tera rebeneb töödeldavasse materjali tungides ja müristub seetõttu kiiremini. Kõrgema terasuurusega abrasiiv kasutage otse juhul, kui te lihtsalt taastate tera. Seejärel on vaja seada sama nurk, mis on juba tööriistal, et eemaldada võimalikult vähe materjali. Faasitud servad peitlite ja mõnede höövliterade puhul võimaldavad kiiremat teritamist, kuna lihvitakse väiksemat pinda kui kogu seljaosa teritamisel. Näete, et täiusliku tera võib olla igal tööriistal ja terava tööriistaga on rõõm töötada. Kõikide toodete lingid leiate video all olevast kirjeldusest. Kui teile meeldis, siis palun andke meile like. Ja kui te ei taha järgmist Unimaki töökoja videot maha magada, lõpsake ka tellimine ja vajadusel ka kellukesele, et saaksite teate kohe, kui uue video üles laadime.
olge tublid ja kohtumiseni peagi Unimaki töökojas.